Aitäh teile! Enne kontserti lõppu tahaksin teie ette kutsuda veel ühe inimese. Tegemist on Tartu teerajajaga, Tartu tähekavaleri laureaadiga, Heino Kaljuste nimelise stipendiumi laureaadiga, poiste- ja meeskooride üleriigiliste laulupidude algataja ja organiseerija, üldlaulupidude ja maakondlike laulupidude dirigent, Tartu Karlova gümnaasiumi pikaaegne direktor, Tartu poistekoori 45 aastat eest vedanud dirigent Undel Kokk. Palun tule siia ette meie. Aitäh! Ma pean nüüd kõigepealt vabandama, kuna meil ei olnud see Undeliga kokku lepitud, aga viimase 4 aasta jooksul kõikidel Tartu poistekoori kontsertidel on Undel alati olnud kohal, nii et mul ei olnud kahtlustki, kas ta täna tuleb või mitte. Nii et vabandust, Undel, väike sükene üllatus. Undel Koka käe alt on ellu läinud pea 1000 noormeest selle aja jooksul ja Undel on selle aja jooksul väärtustanud traditsioone, aatelist koorilaulu, rahvuse kandmist, eesti kultuuri, laulupidude traditsiooni ja ei tea nagu paremat hetke, millal Undelit õnnitleda, ühtlasi ka saabuva 75. juubeli puhul, mis leiab aset sellel laupäeval, kui et vabariigi sünnipäeval koorikontserdil. Ma palun Undel Kokka kõigepealt tervitama Tartu linnapea Urmas Klaas. Austatud Tartu tähekavaler ja Tartu vaimukandja Undel Kokk, head lauljad, hea ühendkoor, head tartlased ja meie Tartu sõbrad. See on eriline päev, Eesti Vabariigi 104. aastapäev ja ma tänan teid kõige pealt selle väga ilusa kingituse eest meile kõigile. Aitäh! Hea laupäevane juubilar, sa oled tõepoolest kasvatanud Tartu vaimu ja seda Tartu ja Eesti vaimu on meil nendel ärevatel aegadel eriti vaja. Suur aitäh sulle selle eest, palju tervist ja õnne. Me oleme õnnelikud, et meil on need laulud, et meil on need koorid, ja et meil on selline Tartu täht, nagu sa oled. Aitäh! Ma palun lavale Tartu poistekoori vilistlase, Tartu Karlova kooli hoolekogu liikme, Tartu abilinnapea Priit Humal. Lugupeetud direktor ja dirigent, head koorilauljad, austatud külalised. Mul on hea meel ja au olla täna siin Undeli õpilase ja poistekoori vilistlasena. Meil kõigil on oma elutee jooksul olnud mitmeid õpetajaid. Mõnedest jäävad rohkem meelde. Üks, millega sa oled paljude vilistlaste südamesse ennast meelde
keevitanud, on meie ühised poistekori reisid, mida paremad meist said juba väiksest maast madalast kaasa teha päris paljudel kordadel ja meil on palju ühiseid mälestusi nendest. Esimene reis, kus minul õnnestus kaasas käia, oli reis Lvovi 80. alguses. Tol ajal oli see meile põnevus, ärevus. Täna kahjuks on meil murelik ärevus mõttes, kui me Ukrainast uudiseid kuuleme. Aga väärikal juubelil räägitakse ikka aastatest ja mida kõike on tehtud. Juubilarundel. Lugu sinust on ilusa kõlaga. Oled tark, töökas, hooliv. Sellised helid ja toonid iseloomustavad sind ja on teinud sinust pikima staažiga koolijuhi. Kaunid meloodiad on saatnud sind nii töös kui sõpruses. Oled ise need helid endast leidnud, kandnud ja teistel edasi andnud, mida tõestab 45 aastat olla koorijuht. Kindlasti oled tabanud ja lahendanud elus nii dissonantse kui septakorde, sest reipust ja loovust sul jagub. Oled loonud püsiva sideme koori ja vilistlaste vahel. Oled kinkinud erilise võimaluse koori veteranidele kooli aastapäevadel jälle ennast poistekoori lauljana tunda ja koos esineda. Sinuga koos tegemised on paljudele mõju avaldanud. Oled teinud õiget asja. Soovin kõigi vilistlaste nimel, et sinu head mõtted, helinad ja toonid jätkuvalt teoks saaksid ja kõlavaks jääksid. Palju õnne! Ja üks näide traditsioonide edasikandmisest, mille Undel alustas, oli see, et kui koolis oli õpetajatel juubel, siis kingiti täpselt nii palju roose, kui siis aastad tiksusid. Nii et seal on täpselt kimp 75 roosiga. Siin minu kolleegi Anneli Traksi käes on üks aukiri. Kahjuks te kõik ei näe seda, aga siin on kujutatud Tartu poistekoori logo. Ja Tartu poistekoori logo koosneb 3 elemendist. Esiteks on seal keldipuu. Ja keldipuu sümboliseerib vastupidavust, suursugusust, pikaajalisust, tarkust. Ühtlasi sümboliseerib puu teed kõrgematesse sfääridesse ja juudid kasutavad sellele veel tähistamiseks juurde ka noorusliku, tervendava ning erilise andega inimese siis tunnust. Lisaks on logol 2 sinilindu, kes sümboliseerivad lisaks ilusale lauluhäälele ka töökust, enesekindlust, rõõmsameelsust, on hea endelisuse ja lootuse sümbol. Ja 3. elemendiks on lõpmatuse märk, sümboliseerimaks kestvust ning järjepidevust. Need väärtused ei ole siia kokku kombineeritud juhuslikult. Need on Undel sinu 45 aasta töö tagajärg. Ja Tartu poistekooriga soovime kõrgelt väärtustada seda panust, mida sa oled koori kujundamisel pea pool sajandit teinud. Soovime jätkuvalt, et oleksid meile aktiivne kaasamõtleja, koostööpartner ja selle väljenduseks me sooviksime sulle anda
Tartu poistekoori audirigendi tiitli. Tiitlile kaasneb ka aukiri ning kullast meene keldipuuga. Aitäh sulle!